Mina olen Mati Kihlevett, Järvaveidi tuletõrje komando ülem 80. aastast kuni 90-ndani või. Aitäh! Asi oli selles, et pururand läks ära, koht jäi tühjaks, siis mururand nagu soovitas, peainsener Tomson oli kah sellega nõus ja hakkasingi selle koha peale. Ei nõutud midagi, mul oli keskharidus, rohkemat mul ei olnud. Olin nagu tuletõrje spordiga natuke tegelenud. Nagu teadsin seda asja ja mõtlesin, et proovin. No proovisin kuni pensioninäkuni. Tehaste komando, ta oli Järvakandi tehaste komando, aga ta asus nii-öelda täna seal hoones, kus on klaasimuuseum. Ta asus seal, jah. Kui kaugel see tehastest oli? Tehastest oli 200 meetrit. 200-300 meetrit. No kohe tekib küsimus, et huvitav, et miks see tehase territooriumil oleks võinud olla see tehaste tuletõrje komando? Aga lihtsalt vist ei olnud kohta seal kuskile panna teda, see mahutada. Ja see hoone oli nagu, ta oli, tegelikult oli amortiseerunud juba. Ja seda mina tõesti ei teadnud, sest proovisime mitu korda, et uut maja ehitada. Sai projektid tehtud, mis projektid läksid kõik teaduse tehnilise raamatu kokku, sinna nad jäid. Isegi üks huvitav asi on, et hakkasid plokid tulema, ehitusplokid. Ja tulid ja mina ütlesin, et ei, et Aades oli mai 1. Näitas, et võt näed, Aades on mai 1 siia panna. Mina lasin seda vana tuleka taha tõsta ja 2 koormat plokke tuli. Ja läks paar päeva mööda, tuli Lokkuta kraana, Lokkuta autod, viisid nad minema. Ja mina läksin siis peainseneri juurde, jah, et mingi eksitus vist oli. Ja mis eksitus sai olla siin, kui ma nägin seda paberit ju. Et Aadets oli ju mai 1. Et see on tuletõrje omad ju, need on. Ei, midagi tahab selgitamist, siiamaale selgitab. Kui Kihlevett Mati võttis Järvakandi komando üle, siis see komando oli nii-öelda Järvakandi tehaste A-grupi komando. Oli jah. Mida see tähendas? See tähendas seda, et tehasse tuli gaas sisse, et tegelikult taheti ära kaotada Järvakandi. Aga tuli gaas sisse ja seal oli nõue, et tuletõrje peab olema. Ja no jäi nagu ja tegelikult praktiliselt olime tehase oma. Sest kõik sai ju tehase käest, mis saime, tööriided. Kõik saime tehase laost. Bensiin, kõik tuli tehasest. Aga A-grupi komando? A-grupi komando oli. Mida tähendab A-grupp? Tähendab, no B-grupp on väiksematel alevitel ja selline. Aga A-grupp on nagu suurem komando. Aga mehi ei olnud, ainult autojuht. Aga autojuht oli kogu aeg komandos valves? Autojuht oli ja kogu aeg. Pidevalt oli autojuht valves, väljasõit oli. Sireeni midagi ei olnud, siis kui oli kaugemale sõit, siis sõitsime tuletõrje autoga, sireen peal, tuuri alev vahel. Teise tuuri korisime peale inimesed, sest ei olnud. Aga siis oli meil üks sidemees. Tema tuli mõtte peale, et me saame nii teha, et kellel on kodus telefonid, lauatelefonid, et me saame panna nendele kellad. Ja ma küsisin, mismoodi see kell käib, et ei, et hakkab helisema ja pidev, tõstad toru ära, pidev helin jääb. Teadsid kohe taha, nüüd on tulekahju kuskil ja jooksid välja. Aga ennem oli jah, nii et korjasime alevad kokku. Aga töö oli vahetustega, raske oli saada.
inimesi kokku. 80ndate aastate alguses või aastal 80, kui Mati Kihlevelt võttis Järvakandi komando üle, mitu autot oli depoos? 2. Aga üks autojuht? Üks autojuht. Kumba auto ta siis võttis või kuidas see teine auto mehitati või miks üldse 2 autot oli? 2 autot oli, no lihtsalt teine oli nagu pool tagavaraks. Aga vana Silliga, mis oli kõige rahulikum masin ja kõige töökindlam, sellega sõitsime välja. Olgugi, et oli aeglane, aga kui ta sai oma kiiruse kätte, ta oli tugev auto. Ja nüüd see BMC 53A, see jäi teil, alguses oli teil põhimasin ja ta jäi teil seisma mis aastal? Siis kui tuli uus. Nii. Ja no lihtsalt jätkud ruumi. Meil oli 2 boksi, et 2 autot saad olla. Nii. Ja kassid jäid. See jäi kuuli taha seisma. Aga sealt ta kadus kuidagi. Nii elas, tema oli tehas oma ju. Ja kus ta pandi, ka ei tea. Igatahes minule ei räägitud. Aga ta oli ikka enam heas korras, jah? Tema oli täitsa korras masin. Täiesti tipp-top masin. Kas ta kuuri taha jäi teil seisma täiskompleksena või oli varustusega maha võetud? Lihtsalt voolikud võtsin maha, sest õues seistes teeme nad ulu alla, aga täiesti komplektne oli. Ei ta palju ta läbi võis olla sõitnud? Tegelikult vähe sõidavad tuletil autod ju. Läbi sõitu ei tea. Korraks tagas tulles 80 aasta algusse, kui oli Järvakandi tehaste A-grupi komando. See tuletõrjeliselt allus ta siis juba Raplale? Ei. Tuletõrjeliselt? Mitte omandiliselt, vaid tuletõrjeliselt? Tuletõrjeliselt oli jah Raplal. Rapla all? Rapla all, jah. Nüüd, kuivõrd ta oli Nõukogude süsteemis Järvakandi tehaste kaitseks loodud komando, kas teil üldse oli luba kuskile kaugemale minna kustutama? Oli küll. Oma siin igale poole võisime minna. Me käisime isegi Pärnu rajoonis ja võisime igale poole, sest tulekahjul peab minema. Sest üks masin jäi meil alati tehase kaitseks ju. 2 korraga välja ei sõitud. Kui on siin Alevis ja siin tehases, no siis olid kõik lennus. Aga kui ikka oli ligimal siin ümbruskonnas, käisime väljas. Isegi Kohilas sai käidud ja, sest niikuinii üks auto jäi valvesse. Tehas oli kaitstud. Kõige kaugemal, kus kohas siis nii-öelda 80-ndatel Järvakandi komando kustutamas käis? Pärnus. Pärnu linnas? Pärnu linnas. Mis seal põles? Aga seal põles bensiinijaama kõrval mingi hoone. Ja noh, me olime nagu kutsine, see Pärnu kutside all olime juba. Nii. Ja noh, kutsuti välja, sest linnas ikkagi tulekahju. Millisest hetkest see nii-öelda Pärnu linna kutselise maleve alla see Järvakandi tuletõrje läks? Aga siis, kui mina komando ülemaks läksin. Kohe 80. aastal, jah? Jah, see aeg. Muruland oli tegelikult ka ennem 80-ndat läks. Ma ei tea täpselt. Aga kuidas see niimoodi oli, et ühelt poolt Pärnu linna kutseline malev, teiselt poolt Rapla rajooni tuletõrjeühing? Aga me olimegi 2 tule vahel. Nii? Me oleme 2 tule vahel. Ei tean, ei siia sinna. Kumba peale nüüd karjada või alluda. Rapla soovib täitma. Pärnu soovib täitma. Lihtsalt ei teadnud, mida teha. Kellegi käest nõu küsida ei olnud? Ei olnud. Siia sinna nagu tõugata. 80 aastatel Järvakandi tehase tuletõrjel kipiaparaadid olid või ei olnud? Ei olnud. Seda ei tahetud või ei saadud või ei olnud võimalik või? Lihtsalt oleks pidanud kursused käima, aga noh, meil ei olnud ainult autojuht oli, keda saata.
ja tõrjujad, mis peale saime, mõtlesid, et töö käis 4 vahetusega. Raske oli saada neid peale. Täis entusiasmi mehed, vot nemad tulid kõik. Ma just rääkisin korra, et väljasõit oli, et huvi pärast küsin, kus kohas tollal lähim kipi komando oli? Rapla. Kas Raplal olid kipid peal? Vot tõesti ei tea. Või oli Tallinn? Pärnakatel olid kipid peal, ei olnud? Pärnus olid. Pärnus olid. Olid. Rapla asja... Kes tollal Pärnu kutselises malevas need nimeliselt, kes seal siis tegevad olid? Ojasalu või? Igatahes ma tean, Gerassimov oli nagu inspektor, kes käis ka meid kontrollimas. Aga seal Pärnus vahetas ka neid. Minu ajal oli igatahes 3 vahetust oli seal. Need ei jõudnudki meelde jätta. Osa oli nii, et kes oli seal, aga ma polnud näinudki teda. Läksin järgmine kord, oli hoopis teine. Kohila rahvamaja tulekahjul käisite teie ka? Käisime. Ja seal oli ka nii, et taheti meid, no inimesed olid juba, me olime nii kaua seal olnud, et ära viia. Osa pidi tööle minema ja anti käsk ka kätte, et davai. See oli vist hästi vara hommikul? Oli jah, kuskil. Pime oli küll, kell on. No sinna läksite 2 autoga või 1 autoga? Ühega. Teine pidi tehasse jääma. Ja läksite jälle taaskord Silliga? Ja. No saadeti, et mehed on uued mehed. Ma ütlesin, kus ma võtan, osa pidi tööle uuest minema. Nemad tahtsid ju tagasi saada. Ma ütlesin, kus ma võtan nüüd neid mehed. Vaadake, millist see bensiinikriis oli metsik. Et mina nüüd sõidan Silliga Jädakanti 60 kilometrit. Teis 60, 120 kilometrit maha. Mis läheb see bensiin kõik? Ja ei olnud suurt ohtu ka midagi, sest ta oli juba peaaegu lõppenud see kultuurimaja. Sest bensiinikriisist rääkides, et kus kohas siis tuletõrjeautod tankisid tollal? Raplas. Sõitsime Raplasse talongidega. Ja siis oli ka, et kaasa ei antud ju. No kui ma panen silli, panen see paagi täis, ma 30 kilti Raplasse ütleme ümmargusel. Kui palju bensiini läheb siis? Need bensiini järgi, et kui ma käin ära, sama seis, kui poleks käinud. Paak oli jälle see 3/4. Aga siis Vändrast käisime toomas. Saime talongid kätte, seal anti vaati kaasa. Võtsime tehase oli Moskvits kastiga. Selle bensiinimaad peale käisime Vändrast, panime täis ja seis meil garaažis. No kuskil vahele panna.